just täna on see kaua oodatud mu puhkusepäev, kus me lähme siis Rottnest Islandile ja täna oleme siis seal terve päeva ja tänasest päevast ma siis teen teile siin klipikesi ja asju. Reaalselt nagu kuna need on mu ainukesed lahtised jalanõud veel, ma ei tea, kas ma olen juba kuskil maininud, aga ma olen kõik teised oma lahtised jalanõud siin viimase kuuga ära andnud, mingid ära visanud lihtsalt ja mul on nagu kapis nii palju ilusaid riideid, mul on nii palju riideid, mul on kleite asju ja ma tunnen ennast nii igavalt täna. Nagu mingi täiega jaa, ma saan mingi ilusa kleidikese panna olen, mida näiteks ammu pole ka andnud ja nii. Aga it's a freaking sign, et homme ma lähengi teen enda shoppingupäeva või noh, mul on mingisuguseid asju vaja osta ja siis ostan homme mingisuguseid asju ja kindlasti homme peab olema see päev, kus ma ostan ka endale siis lahtiseid jalanõusid veel, sest et need kuldsed, need ei lähe kõikide asjadega kokku ja aga it is what it is. Oleme jõudnud nüüd Islandile ja saame siis hakata ringi nüüd vaatama. 11 kilomeetrit on see Island pikk ja 4,5 kilomeetrit on see saar sellest kõige laiemast kohest lai. Nii et ja avastamist kui palju. Veidi selline tunne nagu käiks Soomes ringi. Soomes kuidagi on hästi palju selliseid kollakaid, bežikaid maju. Siin sõidavad hästi paljud ratastega ringi ja ratastega tegelikult saabki palju kiiremini kui jalakõndides. Aga ma võtsin ka meile siis bussisõidu, mis hakkab meil tunni aja pärast, 2 tunni pärast, ei mäleta praegu peast. Ja siis tuleb mingi 1,5-tunnine trip bussiga siin saarel. Et praegu mõtlen, et võib-olla oleks võinud enne seda bussisõitu veel rattad ka võtta. Et ja samas pole vast hullu midagi. Leidsin meie bussijaama ülesse, kus kohast me pärast bussile peame tulema. Võtsime lihtsalt igaks juhuks vaatame, et kus see bussijaam on, et siis pärast ei lähe kiirustamiseks ja nüüd vaatame, et lähme sööme kuskile. Siin need väiksed pungerid ringi jooksevadki nii nunnu. See vesi siin on imeline. Nüüd on meil kõhud täis söödud ja mõtlesime, et tahaks mingisuguseid suveniire vaadata siit. Et tahaks endalegi midagi siia mälestuseks osta ja muidugi vanemad tahavad Eesti võtta. Ehk siis nüüd me lähmegi vaatame siin seda külalise keskust. Seal peaks äkki olema ja siis meil lähebki tunni aja pärast läheb see buss Tiirule või noh tunni ja 15 pärast, aga 15 minni varem kohal olema. Siin on puusti müüa, oh my god, siin on reaalselt puusti müüa, mida mu silmad praegu näevad, lõpetage ära, ma tahan puusti nüüd kohe praegu. Tulime ühte suveniiripoodi, siin üle tee on täpselt teine, aga see on nagu mingi retsilt suur ja ühesõnaga ringi vaatamist on siin päris korralikult, aga kell on alles 12:52
ehk siis meil on sihuke pool tunnikest veits vähem aega siin ringi vaadata. Versus veel, mis nüüd peas toimub. Ma võtsin Emsiga 2 samasugust kotikest ja siis siin sees on veel... Koos mõnda läheks üks kotikest ja oleks mõnda kisem nagu pisakott. Ja siis ostsin ühe Anna rätiku kollase, Ems ostis endale ka ühe. Siis ühesõnaga ma näitan teile täpsemalt kodus pärast. Aga ma olin nii kõhklesin, kas osta seda või mitte. Siis ma olin nagu okei, jaa, nagu I need it. Mulle räigelt meeldivad tote-bagid nagu täiega. Ja mul pole põhimõtteliselt enam ühtegi alles. Sest kõik on ära kulunud ja see tote-bag, mis mul praegu on, see on tööks. Või noh, ma käin tööl sellega. Ja siis üks tote-bag on, millega ma käin lihtsalt toidupoes. Aga nagu tote-bagid on lihtsalt nii mugavad. Ja see on nii ilus lihtsalt, siuke mahedad toonid ilus, siuke sinine, mis mulle ka räigelt meeldib. Ja saadki viskad oma mingi rannarätikud, asjad viskad nagu sisse ja mega mugav. Tulime bussi just ja nüüd hakkabki meil siis trip pihta. Saime endale stikerid, kleepekad rinda ja saab põnev olema. Üks inimene pidi veel siia bussi tulema. Aga seda ei ole, ehk siis ma saan üksinda siin istuda. Mega! So you can do that. The trees that you see left and right here, these are all called Rottnest Island tea tree or Melaleuca. These are pretty much what cover the little salmon bay. This is a beautiful anchorage. It's got a lovely protective reef, so it's very safe to swim. The shore, chap dives into the water, greeted by a 3-meter tide at the end of a long hot day, sitting out on that balcony. Teine pood, kus me tulime, siin on igasugused ehted, riided. Ma proovisin ühtesid päikseprille, need olid tegelikult täiega kenad. Aga vot sellega on nüüd küll siin, et me tegelikult peame hakkama kohe juba paadile liikuma, et siin oleks küll natuke ekstra aega vaja, et siin ringi vaadata. Aga ütlen ausalt, nüüd ma saan aru ka, miks inimesed siia ka ööseks jäävad, sest tõesti saa. Kuigi, et jah, me tulime nüüd bussiga sellele tiirule, aga mis mina oleksin tahtnud veel teha, näiteks siin ookeanis ujuda, mõnusalt päevitada, või mitte ujuda otseselt, aga nagu päevitada. Mingid ilusad instapilte siin mees saada, aga tegelikult ühesõnaga, et seda päevitamist oleks tegelikult tahtnud siin veel. Ja selles ühes poes oleks tahtnud veel ringi vaadata, et päris kiirelt on see tänane päev siin nagu läinud, aga igal juhul ma siia tagasi tulen, et ma kujutan ette, ma siia sõpradega näiteks tuleks, et väga mõnus trip saaks kindlasti olema ja no muidugi imeline oleks ka mingi kord, kus siis tuleks siia siis lausa ööseks. Et see oleks mega äge kogemus. Saaks jahiga minna ookeanile sõitma, jahil päevitada, päikeseloojangut vaadata, nagu, sest see vesi ja need vaated siin on lihtsalt nii ilusad. Ja tegelikult mitte ainult siin, vaid üleüldse Austraalias ka nagu ookeanidele on lihtsalt nii ilusad vaated igalt poolt. Aga seda jahi asju, kus sa levotad lihtsalt jahil, vaat päikeseloojangut, seda tahaks täiega lihtsalt kogeda siin nii reigelt. Ega nüüd polegi midagi muud, kui on aeg hakata tagasi Perhi poole liikuma. Kell on 15.50, poolest on alles lend. Mis lend? Appikene sõit. Ehk siis meil on aega nüüd mingi 40 minutit, et siin üleval siis lihtsalt istuda, aga see lain on päris korralik, nii et väga hea, et me nii ette jõudsime. Kõik võtsin ette, et lähme nagu varem kohale, et siis on vähemalt see ülemine spot siin garanteeritud. Me oleme juba päris kaugele jõudnud, aga see vend naudib täiel rinnal lihtsalt. Täiega tahaks ka.
korterikaaslasel oli eile sünnipäev, siis ta lubas ka meil kooki võtta ja see näeb nii freaking hea välja šokolaadiga. My favorite. No tšau, täitsa piinlik öelda kohe, et meil on kätte jõudnud 4. jaanuar. See oli 6 päeva tagasi, kui me seal saarel käisime ja mul isegi ei ole hetkel ühtegi vabandust, miks see vlog nii hilja üles läheb sellest päevast. Aga ma mõtlesin, et ma korra siiski maha istun, et paar sõna veel siia lõppu öelda. Ja ma mõtlesin, ma näitan ka 2 asja, mis ma sealt saare pealt endale ostsin. By the way, mu vanemad ostsid siin nii palju ilusaid asju endale, nagu selles mõttes kuidagi nagu mingi riided, mingi värvide poole pealt ja tõesti nagu nii ilusad asjad. Et ma tahtsin teile ka näidata, aga lihtsalt kuidagi on olnud veits kaootilised viimased päevad enne seda, kui nad ära läksid. Ehk siis lihtsalt kuidagi võib-olla ajaliselt ei jõudnud. Aga mina siis võtsin endale sealt saarelt sellise kotikese. Ma vist juba tegelikult näitasin ka, aga see on sellise hästi ilusa helesinise pruunivalge triibuline kott, kus on siis Rottnest Island peale kirjutatud Western Australia ja see on hästi suur, siuke mahukas, hästi mõnus on sellega kindlasti rannas käima hakata. Ja teine asi, siis võtsin sealt siis ka sellise kollase rannaräntiku. Seal oli veel erinevaid värve, mingisugune siuke virsiku, siuke roosakas, oranžika miks, mis oli ka väga kena. Ma tegelikult jäin sellele ka mõtlema. Aga kuna sellel mulle meeldivad just, et need narmad siin otsas on ja teisel ei olnud, teistel, siis ma mõtlesin tavai, et võtan selle ja väga ilus siuke suvine värv ka. Aga lõpusõnad, mis ma siin öelda võiks. Mul on tegelikult väga vinge olnud teile neid videoid siin filmida. See on päriselt olnud puhas lust. Ja ma väga loodan, et te nautisite nende vaatamist sama palju, kui mina nautisin nende kokkupanemist ja nende tegemist. Et viimased päevad enne seda, kui nad ära läksid, siis elu oli siin natukese kaootiline, aga ei ole te milleskist erilisest ilma jäänud. Et midagi rohkemat tegelikult pärast seda saart väga ei toimunudki, et tuligi 28 käisime seal saarel, eks ju. Siis tuligi tegelikult aastavahetus ja siis oligi juba 31. ja 1. mõlemad päevad nad lihtsalt pakkisidki asju, tegid veel viimaseid oste ja selles mõttes jah, ja mina lihtsalt olen siin trenni teinud ja niisama lihtsalt logelenud, puhanud ja viimaseid puhkusepäevi nautinud. Vot, ja mul on väga hea meel, et mul vanemad siia tulid, et neil see võimalus oli siia tulla. Et ma tõesti tunnen väga suurt tänutunnet selle ees ja muidugi, eks koduigatsus on nüüd veel suurem kui kunagi varem, aga ma lihtsalt loovutan ennast selle mõttega, et mu kodu on täpselt 1 lennupileti kaugusel ja ma saan koju tulla iga kell, kui ma seda tahan. Ja muidugi ega ma ühel päeval ju selles mõttes tulen ka, et ma ei näe enda tulevikku nagu Austraalias, aga jah, et 2. jaanuar ja isegi 3. teine kohe eriti, siis oligi hästi tühine tunne oli siin kodus olla. Et vannitoas vaatad enam rätikuid ei ole, nende hambaharjasid enam ei ole, kappariietes tühi, prillitoos enam ilutoos ei ole. Et kõik sellised pisiasjad, millega nad täitsid seda elamist siin. Ja mina veel mõtlesin, et rohkem ma vast lähipäevil ei nuta, et nutud nutetud, aga tundub, et mitte. Et materiaalsed asjad materiaalseteks asjadeks, et nad oma asjadega siin seda elamist täitsid, siis ikkagi kuidagi väga veider oli
minna siin trenni, toidupoodi. Sa olid harjunud, et sa teed seda kõike, et teete kõike nagu kolmekesi koos. Ja siis kuidagi jäid veel mingites kohtades veel nagu ootama neid kuidagi ja siis olid nagu oota, Mari, nad on juba lennukis, siis vaata, neid ei ole enam siin. Et jah, kuidagi raske nagu on, aga ma usun, et see ongi lihtsalt veel äkki paar päevakest ja see ongi täiesti normaalne, et selliseid tundeid praegu tunnen. Aga see on kõik lihtsalt puhtast tunnest. Nii et jah, aga igal juhul ma tõmban nüüd selle vlogi otsakesed kokku ja aitäh, et olite meiega.